Tere tulemast tagasi põlevkivikonverentsi diskussiooni juurde. Tänases diskussioonis on meil kõik Eestis, ka Euroopas vähemalt tuntud inimesed. Ja kui me nüüd alustame, siis mis on tähtsuse järjekorras? Hellar Riisalu, TalTechi Virumaa kolledži teadur, vanemteadur, kauaaegne põlevkivi uurija. Tema esindab seekord põlevkivi teadlaskonda. Kadri Simson, Euroopa Komisjoni energeetikavolinik, keda te just äsja kuulsite, ei vaja lisatutvustust. Minister Taavi Aas, samamoodi Majandus-kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, ta on selle juht ja peal. Hando Sutter, Eesti Energia juhatuse esimees ja Meelis Eldermann Videokeemia grupist. Nii, kui ma nüüd õigesti mäletan, et siis meil on kavatsus rääkida põlevkivitööstusest ja rohepöördest. Nii, minu esimene küsimus olekski siis selline, kui te pahaksid siis ma alustan ikkagi daamidest. Proua Simson, millised arenguteed on põlevkivitööstusel ees teie seisukohast vaadata? Te vaatate Euroopa Liidu seisukohast. Roheleppe kontekstis kindlasti tahame me tagada selle, et Euroopas jääb tööstus alles. Sest halvim, mis juhtuda saab, on see, et mingitel põhjustel tootmine läheb Euroopast välja ja jätkub vanadel viisidel seal, kus ei ole meiega samasuguseid kokkuleppeid sõlmitud. Me juba täna teame, et ka kõige energiamahukamad tootmisvõimsused, terasetööstus, on Euroopas kõige säästvam, kui me vaatame maailma pilti. Nii et konkurentsivõime tagamine on kindlasti väga oluline. Nüüd keskpikas perspektiivis ülemineku ajal, kuni aastani 2050, nagu ma juba enne mainisin, iga liikmesriik saab ise otsustada, milline tema energiamiks. Aga me usaldame liikmesriike, et kui meil on konsensus selles osas, et 2050 on Euroopa Liit kliimaneutraalne, siis need poliitikad, mida rahvusriikide tasemel ellu viiakse, seda ka tagavad. Nii et otseselt mitte midagi kinni ei panda, küll aga peab lahendus olema selline, et aastal 2050 ühel või teisel viisil kliimaneutraalsus saavutatakse. Seal on ka tehnoloogilisi lahendusi, mida täna veel Euroopa Liidus ei kasutata, aga mis maailmas on juba jõustatud, näiteks CO2 kinnipüüdmine ja ladestamine. No nii, minister Aas, kuidas teie kommenteerite? Aitäh, kõigepealt ma tahan küsijat kiita. Tavaliselt alustatakse ja öeldakse, et põlevkivi energeetika. Ja mina olen püüdnud alati rõhutada, et tuleb väga selgelt hoida lahus kahte asja. Üks asi on põlevkivitööstus ja teine asi on põlevkivi energeetika. Ja see, mis on tegelikult põlevkivi energeetikas ju Eestis on muutused juba ära toimunud, sisuliselt muutused toimunud. Ja teisalt ega siis roheleppe ei tähenda seda, et Euroopa Liidu riigid peaksid loobuma oma maavarade kasutamisest. Ja mina vaatan selgelt põlevkivi tööstuse peale, kuna me oleme siin piirkonnas rääkima sellest, selgelt selle pilguga, et see on meie võimalus kasutada meie enda maavara, seda väärindada ja saada sellelt ka tulevikus eksporditulu. Nii et veel kord väga õigesti küsitud, ma arvan, et põlevkivi tööstus kui selline Eestis jätkuvad need kogemused, mis siin piirkonnas on. Me kõik teame, et tegelikult Eesti põlevkivi ei ole Eesti ainukene maavara. Meil on olemas veel maavarasid. Need maavarad on suisa Euroopa Liidu mõistes strateegiliseks maavaraks kuulutatud. Need on tegelikult tuleviku maavarad ja ma arvan, et mitte kauges tulevikus ka need maavarad kasutusele võetakse, kasutades neid kogemusi, mis selles piirkonnas on. Suurepärane. Meelis Eldermann, palun. Jah, aitäh. Tavaliselt, kui rääkida, millised on arengud, tuleb kõigepealt vaadata, kus me oleme. Et lihtne, internetis on näha, milline on laevaliiklus. See on nagu maailma vereringe.
Ja muuseas ka Covidi ajal paradoks oli see, et tegelikult laevaliiklus toimis. Tegelikult kaubad liikusid. Ja kui nüüd vaadata natukene põlevkivitööstuse nagu tulevikku, siis hästi lihtne on öelda tegelikult, et põlevkiviõlitööstus on laevakütuste tootja. Ja ma võin lihtsalt öelda veel nii palju, et kui vaadata tehnoloogia arengut, siis sisuliselt praegu merelaevanduses ei ole alternatiive, vähemalt lähema 10 aasta jooksul. On olemas küll mingeid pilootprojekte, aga tegelikult alternatiivi ei ole. Prognoosid hästi lihtsalt ütlevad seda, et OECD näiteks prognoos ütleb, et kuskil siin 10-15 aasta jooksul tegelikult merelaevanduses transpordimahud suurenevad peaaegu 3 korda. See tähendab tegelikult sisuliselt seda, et kui vaadata näiteks ainult turgu, siis põlevkiviõli on oodatud turul, ta on konkurentsis ja tegelikult väga nagu hinnatud kaup. Nüüd lihtsalt veel, et jutt oli tegelikult ka küsimus konkurentsivõimest. Väga lihtne. Kui vaadata Viru keemiagruppi ainult eraldi, siis Viru keemiagrupi konkurentsivõime edetabelis 2020. aastal on sisuliselt tööstusettevõtetest teine peale Cleveroni. Muuseas, lisandväärtus ühe inimese kohta on kõrgem kui Cleveroni. Nii et ma arvan, et kui võtta puhtalt ainult turgu, siis kindlasti sellel tööstusarul on perspektiivi Eesti mõistes maailma ja ütleme siis kaubandusturgude mõistes kindlasti, eks ju. Nüüd küsimus on tegelikult veel majanduskliima ehk siis see keskkond, kus me oleme roheleppe raamistikus ja võt siin meil ei ole tegelikult selliseid häid vastused, sest kogu see seadusandlus, mis on seotud roheleppega, on alles väljatöötamisel, eks ju. Ja oleks ennatlik ausalt öeldes praegu olla väga pessimistlik või väga optimistlik. Ma arvan, et see ei ole nagu õige. Ainuke asi, mis on, et põlevkiviõlitööstuse ettevõtted või näiteks VKG eraldi vaadatuna, me oleme suhteliselt investeeringute suhtes väga tagasi tõmmanud, sest me ei tea, mida toob tulevik, eks ju. Hästi lühikene selline vastus. No nii, ja siis otsene konkurent Eesti Energia, kui nii tohib öelda. Daamid pidid ennem rääkima. No hea küll. Kui nii siis... Tegelikult ma kõigepealt tahaks tunnustada selle põlevkivi aastaraamatu kokkupanijaid, et meie tänapäeva maailm on paraku selline, et hästi palju on emotsioone ja fakte kipub nagu asjalikuks debatiks puudus olema, et selle asemel, et karta nagu põlevkivi nime suhu võtta, on julgelt antud välja aastaraamat, kus on hästi palju fakte ja informatsiooni, et kes tahavad kaasa mõelda selle teemal, igal juhul ma soovitan, see on veebist kõigil leitav, eks ole, alla laetav ja vabalt kasutatav, et kasutage neid numbreid ja ümber ei tahaks neid jutustada, aga siiski, minul on maapoisina suurte numbritega probleem, ma vahest neid nulle joonistan endale paberi peale, siis ma saan aru, et kui suured need numbrid on. Et kui mõelda seda, et eelmisel aastal tegelikult Eestis tehti ajalooline õlitootmise rekord, circa 1,2 miljonit tonni ja see oleks 99% ekspordiks. Ja ma alati tahan öelda, et seal on kõik eestimaine, et seal on geoloogid on eestimaised, teadlased on eestimaised, kogu kaevandus, logistika on eestimaine, opereerimine eestimaine, uuesti logistika, Sillamäe sadam ja eksport, eks ole, ja isegi tehnoloogia on kodumaine, et see on, võib-olla puitmajade tootmine on midagi sellist, mida võiks siia nagu võrdluseks väärtusahela mõistes panna, aga see on unikaalne. Ja kui võtta, et selle kõige peale on Eestile 120 miljonit makstud makse jätkuvalt ja et kui palju antakse tööd, siis otsenumber oli öeldud, lisaks võib-olla 2 korda nii palju veel kaudselt töökohti, et see on tegelikult jätkuvalt ikkagi väga oluline, mingi 3-4% Eesti majanduse kogu produktist, et see ei ole väike asi. Nüüd, kui tuleviku peale mõelda, sellepärast, et ega muutus ei ole sellele sektorile mitte midagi uut. See sektor on minu arust muutunud viimased 100 aastat ja kogu aeg ja kiiresti. Ehk tegelikult neid muutusi, mis vähemalt puudutab elektritootmisest õli poole liikumist alustati 10 aastat tagasi. Umbes sel ajal tegelikult koostati ka tänast energiamajanduse arengukava, mis on 2030
no kes ei usu, võib sealt lugeda, et see oli kõik, see muutus oli seal planeeritud, et põlevkivist elektri tootmine peab vähenema, on vähenenud, õli tootmine peab suurenema, on suurenenud, keskkonnaheitmed peavad vähenema, on vähenenud, kõik on kenasti siin aastaraamatus ka kirjas, need faktid on siin toodud, et minu arust siin ei ole nagu selliseks emotsionaalseks hüsteeriaks ju põhjust, et see muutus on pikalt planeeritud, minu arust üsna hästi ellu viidud ja ka tulevik on planeeritud, et kui me võtame ka siis seda, et see muutus, mis toimus nüüd 18 vastu 19, mis on faktiliselt kirjeldatud seal raamatus, et põlevkivi kasutamine vähenes, aga väärtus tegelikult loodi sama palju. Ja CO2 emissioon vähenes Eesti Energia puhul näiteks poole võrra, umbes 5,5 miljonit tonni, mis teistpidi on jälle see neljandik, isegi natuke rohkem Eesti kogu emissioonist ühe aastaga. Ja see viis tegelikult Eesti Euroopa Liidus kõige kiiremini CO2 jalalgi vähendavate riikide tippu. Ja kui nüüd äsja tuli välja siin mingi think tanki uuring, et kes siis on põhilised nagu sellised pidurituled energeetika mõttes Euroopa Liidus 2030 vaates emissioonide vähendamise mõttes, seal olid mitmed suured Euroopa Liidu riigid, Eestit me sealt ei leidnud. Et ega selles mõttes Eesti pärast nagu väga seal pole muretsete, võib-olla see on meie selline nagu vanast ajast või inertsist kaasa tulenev, et me kõnnime mööda seinaääri ja ütleme, et me oleme hirmust ahmased. Et Eesti on võtnud endale juba eesmärgi aastaks 2030 vähendada emissioone 70%. Kadri võib meile täpsustada, mis vaidlused praegu käivad komisjoni parlamendi vahel. 55-60 olen mina kuulnud. Et me oleme juba võtnud kõrgema eesmärgi ja mul on kahtlus, et me sellel aastal täidame selle ära. Siis 2030 eesmärgi me täidame ära aastal 2020. Ja tegelikult selle nüüd nullemissioonina on meil aega minna 30 aastat tänasest. No lähme, tegelikult plaan on paigas. Ja mina julgen kinnitada, et Eesti Energia taha see ei jää. Meie saame sellega hakkama. Kõike seda tees, mida me täna teeme. Ja usun, et me jätkuvalt anname Ida-Virumaal palju tööd. Me jätkuvalt neid inimesi, kes on siin väga heade baasteadmisega, suudame kasutada ja väga palju sellest tehnoloogiast, mida me täna siin kasutame, suudame ka kasutada. Ehk kasutame põlevkivi. Suurepärane. Hella Riisalu, milline on teadlaskonna vaade põlevkivitööstuse tulevikule rohepöörde valguses? Teadlaskonna vaade on selline, et kui me midagi ei tee, siis see põlevkivitööstus ikka mingil ajal ära lämmatatakse. Aga selle rohepöörde valguses on võimalik tegelikult minna sinna, kuhu siiani pole mindud, selles mõttes, et me peaksime põlevkivitööstust vaatlema mitte ainult üksinda, vaid kompleksis, koos ehitusmaterjalide, agrotööstuse, keemiatööstusega. Ja miks mitte ka suuremahulise jäätmekäitlejana, sellepärast, et neid jäätmeid, mida ei ole võimalik põhimõtteliselt teisiti käidelda, kui ütleme läbi pürolüüsi või ka läbi põletamise, neid on maailmas väga palju ja üldiselt Euroopast kiputakse neid praegu arengumaade kaela sokutama, aga see lõpeb ära kohe. Et see oleks praktiliselt jätk sellele tööle, mida me alustasime, mida me praegu juba uurime, kuigi nende uuringutega on veel tükk teed käia, aga see oleks võimalus. Üldiselt minu arvamust rohepöördest puudutab, siis rohepööre on loomulikult üks tore asi, aga selle täideviimiseks on vaja 3 tingimust. Esiteks, me peame arvestama loodusseadusi. See tähendab, et me peame silmas, et tekivad segud, ühesõnaga see oleks pikk jutt, ma võiks selle pool tundi või tund aega teil täis rääkida. Akadeemilise loengu. Milliseid seadusi peaks jälgima. Teine variant on see, et Euroopa ei tohiks oma rohepööret teha ülejäänud mandrite arvel. See on väga oluline minu meelest. Ja kolmandaks, et tarbija jaksaks selle pöörde kinni maksta. Suurepärane, tarbija peab alati kõik kinni maksma. Või nagu mõned sketšid ütlevad, maksumaksja maksab. Järgmine seesama, siit tulenev see järgmine küsimus, mida tahan teie käest küsida, et kui nüüd me eeldame, et see rohepööre siiski
lükatakse käima ja ta läheb ilusti sinna 2050 välja, tõenäoliselt kaugemale, siis kui suure tõenäosusega te näete, et see reaalselt nüüd Eestis paneb näiteks teadusinnovatsiooni käima, just nimelt tehnoloogia valdkonnas? Vaatame, et kui praegult meil on teatud tüüpi keemiatööstus siin, meil on suhteliselt vähe erinevat keemiatööstust, kas me suudaksime nüüd selle raames näiteks tekitada seda Eestisse juurde või oleks see nagu üle jõu käib ülesanne meil? Kuidas te seda näete? No nii. Võtame tegelikult ikkagi töösturit, teid puudutab kõige rohkem otse. Ma võib-olla selles mõttes, et kuna ma julgen öelda, et me oleme, kui mitte kõige suurem, siis vähemalt üks suurimaid teadus-arendusrahastajaid Eestis ja me ei tee seda mitte altruismist, vaid sellepärast, et me leiame, et see toetab meie strateegiliste eesmärkide elluviimist väga hästi. Ja meil on nagu mitmeid väga praktilisi uuringuid praegu koostöös erinevate ülikoolidega käimas, kus me näeme reaalselt oma siis tulevaste aastate just nimelt selle energias toimuva muutustega kaasas käimise, mitte kaasas käimise, vaid isegi eesliikumise nagu sellist täiesti ainuvõimalikku teed. Ja Ella siin juba mainis ära, ta küll ei tahtnud ise ennast nagu kiita, aga kiidan siis mina, et siin samas Virumaa kolledžis käib minu arust praegult täiesti revolutsiooniline laboritöö, mis puudutab siis selle sama tehnoloogiaga, mida tegelikult kasutatakse õli tootmiseks siis plastijäätmete pürolüüsi. Ja plastijäätmed, kes ei tea, ma arvan, et auditooriumis paljud teavad, et selle valdkonna huvilised vähemalt, kui mitte selle valdkonna inimesed, et see on naftatoode. Polümerid on kõik toodetud naftast ja kui me vaatame igasuguseid prognoose, siis muude sektorite olgu kuidas on, aga üks sektor, kuhu ei ole head asendust leitud, on plastitööstus ehk naftakeemia. Ja selles sektoris on näha, et vähemalt 2040. aastani maailmas nafta tarbimine jätkuvalt kasvab ja mitte vähe. Ja nüüd on küsimus selles, et järjest rohkem ka neid siis naftakeemia tooteid tuleb jäätmetena ju keskkonda tagasi. Ja on tegelikult, me oskame neid juba koguda, eraldada, aga ei ole väga head plaani, mida nendega teha. Ja nüüd see depolümeriseerimine või pürolüüsis siis nendest uuesti tooraine tootmine on tegelikult üks tee, millega ei ole ka väga hästi hakkama saadud, aga minu arust siin Virumaa kolledži laboris on esimesed testide tulemused on väga lootust andvad. Tegelikult selle töö vastu on huvi väga suur ka Euroopa plastitööstustel, mida siin tehakse ja me oleme seal kaasas ja võib-olla siis ühel hetkel saab ka Eesti Energiast Ida-Virumaa, mitte siis Eesti Energia, vaid Eesti keemiatööstus või Eesti keemiagrupp, et nagu meil on siin kolleegid Kiviõli keemiatööstust ja Virumaa keemia grupist, et see ongi natuke nagu see, et põlevkivi on seal sees, eks ole. Et aga me ei põleta, teda pürolüüsime ja tegelikult on Tallinna Tehnikaülikoolis tehtud ka hüdrogeenimist, mis on siis ilma termisetöötluseta siis vesiniktöötlus ja põlevkivist on võimalik ka ilma termikata teha tegelikult midagi, eks ole, nii et põlevkivi ei ole kivisüsi, ta ei ole pruunsüsi, temaga võib teha erinevaid asju ja tegelikult see, mida temast kõike teha saab, millel võib olla tulevikus mõte nii keskkonna kui ka majanduslikus mõttes, see on kõik puhas teadus-arendustöö. No nii, Viru Keemiagrupp. Selles mõttes ma arvan, et me tegelikult areneme mõlemad ühes suunas, aga ma vastaks konkreetsele küsimusele, et kas rohepööre tegelikult annab selle tõuke innovatsiooniks. Ma tegelikult arvan, et annab. Ma lihtsalt toon näite, sellepärast, et ajalooliselt on tavaliselt olnud alati nii, et mingite revolutsiooniliste pöörete või hüpete jaoks on mingit tõuget vaja, eks ju. Tegelikult ma saan aru, et see ongi see tõuge, mis peaks tegelikult selle majanduse ja kogu selle struktuuri ja selle 4. tööstusrevolutsiooni nagu tooma uuesti käivitama, ütleme niimoodi hästi lihtsalt, eks ju. Aga nüüd on küsimus selles, et kas see revolutsioon või on see evolutsioon? Kas toimub üleminek või toimub selline järsk hüpe, mis võib tegelikult tähendada ühiskonnale või ükstaspuha riikidele mingeid tagasilööke ja võib-olla see on nagu keeruline küsimus, et kindlasti ta toob innovatsiooni, kindlasti ta annab tõuke, aga küsimus on selles üleminekuperioodi nagu sujuvuses või mitte, eks ju. Ja mis puudutab neid erinevaid arendusi, võib-olla pärast saame sellest ka rääkida, eks ju.
Kõige olulisem võib-olla on siin see, et lahti seotakse sisuliselt majanduskasv, vähemalt nii palju, kui ma olen aru saanud, fossiilsete kütuste kasutamisest, eks ju. Ja see on keeruline, sellepärast, et see eeldab tegelikult uusi tehnoloogiaid, mida täna võib-olla veel ei ole, eks ju, aga mis ilmselt arengu järgus jõuavad siia turule ja noh, kui kiiresti see kõik toimub, seda ma ei oska küll täna nagu ennustada, aga ma loodan parimat. No nii. Ma arvan, et see küsimus, et kas siin Ida-Virumaal on oodata siis innovatsiooni, et kõiges, milles sul juba on tehnoloogiline edumaa, on loomulikult võimalus võita ja olla teistele siis teadmiste tooja. Ma vaatan seda sama ka nagu Euroopa plaanis, et on erinevaid liikmesriike, kellel on erinevad tugevused. Need, kes on Atlandi ookeanil lähemal, nemad uurivad rohkem laineenergiat, eks ole. Või siis näiteks Holland, kellel on märkimisväärselt palju naftarafineerimistehaseid, tema uurib, et kuidas saada CO2 kinni püüda ja maha matta. Et meil täna veel Euroopa Liidus seda sees ei ole, aga Rotterdami sadamasse Portose projekt on kõige lähemal sellele. Või Norra naftatootja, eks ole, täpselt samamoodi parlamendi otsusega otsustas panna väga suured summad Longship projekti, mis on täpselt samamoodi Põhjameres ammendunud gaasimaardlates siis CO2 talletamine. Nii et automaatselt ei olegi see ju vajalik, et kõik fossiilsed kütused ära kaovad. Meie eesmärk on CO2 heitmeid mitte enam emiteerida. Ja kui nüüd nagu mõelda seda, et kõik on mõttekas, mis on keskkonnale hea ja meie konkurentsivõimele hea, siis teisalt me püüame olla ikka vastutustundlikud ka oma naabrite suhtes. Ehk et me ei tee oma rohepööret teiste maailma regioonide arvelt. Esimene suur selline käeulatamine Euroopa Komisjoni poolt oli Aafrika Liidule, sest et see, mida Aafrika teeb ja kuidas tema oma energiat tarbimist kujundab, saab olema lähikümnenditel ilmselgelt väga oluline. Mina ise pidasin näiteks eelmisel nädalal energiadialoogi OPEC riikidega. No ei ole just väga tavapärane, et sul on seal telesillas Iraak ja Iraan ja Saudi Araabia ja teised toredad naftatootjad riigid, kes rohepööret vaatavad loomulikult oma turuosa vähendamise kontekstis. Aga hea mõistliku dialoogi mõttes rääkisid juba väga toredasti kaasa sellest, et milline võimalus on neil päikeseenergia ja rohelise vesiniku tootmiseks. Nii et see trend 30 aastat aega atra seada ei ole selline šokk, et homme paneme diiselautod seisma ja lähme kõik elektriautodesse. No nii, ministeeriumi vaade. Kõigepealt ega selles rohepöördes ei ole ju uut, et neid pöörded on Euroopas varem ka toimunud. Et kunagi ju põletati praktiliselt või kogu energia saadi söe põletamisest. Ühel hetkel leiti paremad tehnoloogiad ja sai see asi lihtsalt otsa. Nüüd Eestis ju põlevkiviteadust on tehtud kogu aeg. See ei ole sellest, et nüüd tuli rohepööre ja siis korraga me hakkasime mõtlema, et oot, hakkame nüüd äkki teadust tegema, siis, et äkki peab midagi muutma. See on olnud, kindlasti annab see täiendava tõuke. Ja teine asi, mis see annab ka vahendid. Nii palju raha muutuste ellu viimiseks, kui tänu või läbi selle rohepöörde tuleb Eestisse või tuleb ka siia piirkonda. Ilma roheleppeta seda kindlasti ei oleks juhtunud. Ehk see on ka täiendavad võimalused. Ja ma ei näe küll ühtegi põhjust, miks me ei peaks sellega hakkama saama, miks see piirkond ei peaks edasi arenema, et meil kõik võimalused olemas. No, suurepärane, tundub, et asi on optimistlik. Seda võiks küsida ka sellist asja, et millised tegevused peaksid olema fookuses teie arvates, ütleme siis lähima kümnendi jooksul? Mida te leiate, et peaks tegema sisult nüüd ja praegu? Sest ega, ütleme, kui me praegu tehnoloogia valmistustase mingis valdkonnas on TRL 4-5, see tähendab seda, et laboris on prototüüp.
mingi reaktsioon, mingi tegevus, no ütleme, mingi mehaanika töötab laboris. Järgmine samm on teha sellest katsetehas laias laastus. Teed peaks isegi ühe vahele tegema, teeme katsetehase a la 3, 4, 5 000 tonni mingit toodangut aastas. Ja selle pealt te otsustate nüüd, eks ole, kuhu te lähete edasi. Tüüpiliselt selle sama katsetehase jaoks, et laboris sinna jõuda vähemalt 5 aastat, võib-olla 6 aastat. Ja kui me vaatame näiteks õiglase ülemineku fondi, see ei ole nii pikk. Euroopa Liidu järgmine horisont on umbes 7 aastat, kui mõista, eks ole. Sinna juba mahub. Ja kui tahate sealt jõuda edasi TRL9-sse, ehk seda, et teil oleks tõesti VKG või Eesti Energia või kellegi kolmanda või uue tehas püsti siin samas Ida-Virumaal või üksikkus Eestis, no umbes 10 aastat. Sellest johtuvalt ka, kuidas te näete? Alustame siis kohe siit kohalikust vaatest. No tõepoolest, jah. Milline on siis teaduskond? Kohalik vaade ongi selline, tähendab, et tegelikult on mulle targad töösturid öelnud, et ühe uue tehnoloogia rakendamiseks, ütleme, kui sellest ajast, kui see tehnoloogia on nii-ütelda tunnustatud juba rakendamiskõlbulikuks, reaalse tehase püsti panemiseni kulub 15 aastat. Mis tähendab seda, et kui põlevkivitööstusel ei ole kindlat, ei ole kindlust, et ka 15 aasta pärast nad elus on, siis nad lihtsalt ei võtagi neid uusi tehnoloogiaid kasutusele. Aga mis puudutab seda, et praegusel hetkel ikkagi tuleks teha üks tõsine andmekaeve, ma kohe seletan, mida ma silmas pean. Väga meil on teadmised on vahepealsete aastakümnete jooksul muutunud ookeaniks. Ja kust enam neid üksikuid kilusid kinni püüda on väga raske. Tähendab, lahendusi pakutud alusuuringute tasemel on iga küsimuse jaoks 100 ja rohkem. Puutusime sellega kokku, kui väävli ärastamist uurisime. Ja kusjuures, kui hakata neid lähemalt vaatama, siis selgub, et tegelikult 1-2 neist omab reaalset potentsiaali üldse kuskil rakendada, sellepärast, et ülejäänutel on midagi viga. Kas on kallis katalüsaator või ta töötab ainult mingil spets üksikul ühendil, aga segudel ei tööta, segude keemia on teistsugune. Ja samas on, ütleme, paljud lahendused on nii, et nad näevad küll ilusad ja kenad välja, aga kui me rakendama hakkame, siis selgub, et sinna sellele põhiprotsessile tuleb 4-5 protsessi veel juurde panna, et ta käima läheks. Igas protsessis tekivad jäätmed ja nii edasi, need kõik ei ole ju mõeldav, et me põlevkivitööstuses teeme 1 tonni õli ja selle õli töötlemise juures tekib meil 8 tonni jäätmeid, eks ole. Ütleme, ma praegusel hetkel ei räägi sellest aherainest. Et kõik need asjad tuleb nagu omavahel kokku siduda ja kui nüüd on lubatud natukene unistada, siis ma ütleks nii, et tasuks mõelda selle peale, et põlevkivi on koos keemiatööstusega ja keemiatööstust, miks ma tahaksin, et ta siin Ida-Virumaal olla võiks, on see, et Ida-Virumaal on olemas maa, mis põllumajanduseks on pöördumatult rikutud, on olemas energia, on olemas inimesed, kes veel keemiatööstuses midagi teha oskavad. Ja siin oleks vaja minna seda teed, et me ka seda õli, ükskõik millest me seda toodame, me seda õli saaksime koha peal natukene väärindada, et meil oleks selleks otstarbeks üks vesinikutehas. Teiseks, kui me hakkame seda CO2 kinni püüdma, siis mina näiteks kõigepealt sellest näeksin, et see oleks esialgu sinine vesinik, esialgu sellepärast, et veest vesiniku tootmise tehnoloogiad nii pea ilmselt ei jõua nende mahtudeni, mida sellesse vesinikupöördesse vaja oleks. Ja ilmselt oleks mõistlik omada meil seda vesiniku tehast koha peal, et seda vesinikupööret läbi viia. Seepärast, et vesinikutransport on üpris kallis asi.
ja ega kui kõik hakkavad pöörama, siis ta muutub veel kallimaks, kui meil omal ei ole. Ja sinna juurde me võime siis edaspidi mõelda ka selle peale, et me seda CO2 mitte ei hakka maha matma, vaid me ikka teeme temast midagi. Protsess on tuntud 100 aastat. Aga protsess on väga energiamahukas, tekivad väga suured hulgad jääksoojust. Aga kui ja võimalused muidugi ja teoreetilised võimalused on väga suured. Me võime praktiliselt võtta CO2 ja teha sellest kogu selle suure orgaanilise keemia jada. Meil on piisavalt aega, energiat ja tahtmist. Kui palju meil seal juures jäätmeid tekib, see on teine küsimus. Ja sellepärast, et keemilistel reaktsioonidel on see paha komme, et nad ei taha tihti lugu lihtsalt, loodus ei luba neil minna ainult ühte teed. Enamasti tekivad ikka väikesed kõrvalteed ka ja siis meie puhaste produktidega harjunud maailmale jälle selline segu ei sobi. Aga hea küll, see on selleks, et raskused on selleks, et ületada. Ja miks ei ole seda CO2 kasutamise tehnoloogiat siiamaani ikkagi mitte kuskil rakendatud peale selle, et sellest toodeti teise maailmasõja ajal bensiini, sellise kvaliteediga, nagu ta oli pärast, siis lihtsalt ei olnud kuskilt võtta. Ta on ikkagi hetkel liiga kallis. Aga kui me suudaksime panna selle kompleksi, et näiteks me võiksime alguses ju toota seda vesiniku, ütleme, maagaasist, hiljem üle minna, teeme põlevkivi pürolüüsi, produktidest tuleb gaas, võime minna üle sellele sealt vesiniku saamisele. Seda on uuritud, esialgu ta ei ole küll veel väga perspektiivseks olnud. Maagaasist on esialgu parem teha. Aga see kõik oleks, siis me kasutaksime selle kõik kompleksselt ära ja saadaksime ta siis ka kohe keemilise sünteesi. Ja osa vesiniku läheks õli rafineerimiseks. Me võiksime siin koha peal selle sama meie pürolüüsi teadmiste baasil ja näiteks me ei pea tingimata seda plastikut pürolüüsima koos põlevkiviga, aga me võime seda teha koos põlevkivituhaga, mis tuleb sellest põlevkivisüsteemist välja, juba soe, teda ei ole vaja enam teda soojendada. Kõik on tegelikult võimalik. Aga selleks, et ta oleks võimalik, on muidugi innovatsiooni veel, on tükk aega käia, aga see oleks kompleks. Et see oli unistus, näha siin kompleksi. Tänapäeva maailmas on nii, et kuna info liigub väga kiiresti ja tihtipeale see info jõuab isegi tõest ette, siis ka kõik muudes asjades on inimestel ootus, et nüüd kohe midagi juhtub. Ei juhtu kohe mitte midagi, aga samas ega nagu ma enne ütlesin, et tööd on ju enne ka tehtud, et me ei ole nüüd ju mingisugusel stardipakkudel ja peame nüüd kohe jooksma hakkama. Teiseks, Eesti on selles mõttes väga õnnelikus olukorras, et nii nagu jutt oli, tõenäoliselt tõesti me sellel aastal täidame ära selle aasta 2030 võetud eesmärgi. Meil ei ole seda hirmu kuklas kuskil, et kohe tuleb hakata mingeid tohutuid muutusi ellu viima selleks, et hakata liikuma selle 2 kliimaeesmärgi poole aastal 2030, on ta siis 55 või on ta 60 või oleme ka selleks valmis, et ühel hetkel kirjutatakse sinna veel midagi juurde, eks ole, aga sisuliselt see 70 on meil juba olemas. Nii et meil tegelikult on see võimalus minna nende teadmistega, mis meil juba on, neid edasi arendada, rahulikult edasi. Meil on 10 aastat aega. Pole kuskile vaja tormata. Ja veel kord, selleks, et teha midagi uut, meil on uued võimalused, meil on uued finantseerimisvõimalused olemas. Kindlasti lähme edasi vesinikuga muidugi keeluline, see ei juhtu kohe, ma ei tea siin, kohe homme, aga juba järgmise aasta eelarves on Eestis olemas raha,
et alustada sellega, et meil tekiksid tervikahelad, sest vesinikuga on jällegi see probleem, et kumb on enne, kas muna või kana, et tootmine või tarbimine, eks ole, tegelikult siis peab olema see, et need mõlemad iga uue tootega, mida siin kohalikul turul pole, on sama mure tegelikult. Et need asjad peavad koos käima, et siis tekib sinna see nõudlus, tekib nii tootmine kui tekib tarbimine koos. Ja sellega me tahame järgmisest aastast pihta hakata. Aga no veel kord, meil ei ole vaja kuskile meeleidlikult tormata, et Eesti võib võtta seda asja suhteliselt rahulikult. Roheleppe mõte on ju lisaks sellele, et kuidas me Euroopa Liidu oma vahendeid suuname, anda kindlustunne ka investoritele. Sest loomulikult sellise pöörde tegemiseks ainult avalikest vahenditest ei piisa, et erasektor peab tulema. Ja selge suunis, et kuhu poole Euroopa Liit liigub, milliseid investeeringuid tasub teha ja mis osutuvad varsti kasututeks investeeringuteks, näiteks käib väga palju vaidlust tuleviku investeeringutest gaasitrassidesse. Et kas see on mõtestatud ja kui pikk on selle tagasiteenimise aeg ja kas avaliku raha üldse sellistesse trassidesse enam panna tasubki. Nüüd see, et meil on aega, jah, aga need muutused vajavad tööle hakkamist ikkagi loomulikult juba täna, sest et mida iganes otsustad teha, näiteks energeetika valdkonnas, see võtab aega. Jah, aga meil on see aeg olemas, seda tahangi öelda, Jah, aga isegi 2030 kõrgemate eesmärkide saavutamine või näiteks taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks, ega selle meretuulepargiga enam väga kaua aega ei olegi, et üks korralik planeerimine, valmis ehitamine ja käivitamine, selle võrguga maismaaga ühendamine võibki kümnendi võtta. Aga see on, nii võtabki. Võib-olla me täna teeme merealade tuuleplaneeringut ja see võtab kindlasti minimaalselt see, et midagi valmis saab 7 aastat, ma arvan, see 10 võib ka õige olla, sest siin on jah, Eesti Energia on jõudnud teatud maal, eks ole, aga me kõik teame, millist vastuseisu need tuulepargid tekitavad, kui neid reaalselt hakatakse kuskile rajama, juba planeerimisprotsessi käigus, seal on väga palju agasid, tulevad loodushoidjad, tulevad kalamehed ja nii edasi, et see kompromissi otsimine on juba iseenesest väga pikk protsess, rääkimata siis projekteerimisest ja ehitamisest sinna otsa, aga veel kord, me ei ole otseselt ajalise surve. Jah, me peame selle kõigega tegelema, aga meil ei ole seda survet. Ma olen nii vana, et ma võin kogemusest rääkida natukene, et ma olen näinud 30 aasta jooksul, mis ma olen juhtinud erinevaid, ütleme Eesti mõistes päris suuri ettevõtteid, et head asjad Eestis juhtuvad siis, kui inimesed teevad koostööd, aga seda juhtub väga tihti. Ja ma arvan ka praegu tegelikult meil selle pöörde tegemiseks Eestis on suurepärane situatsioon, suurepärased võimalused, et tegelikult meil on väga palju mõtteid, meil on tegelikult teadus-arendustugi on meil olemas väga mitmes valdkonnas, mida saab kohe kasutada. Meil on ka väga palju innukaid ettevõtteid, kes tahavad sellega toimetada ja meil on väga toetus Euroopa Komisjonist, mis on kõik kokku minu arust unikaalne set. Aga üks asi, mida meil ei ole, ma ei näe veel, et me teeme väga head koostööd selle pöörde ära sooritamisel ja täna just oli juhtkomitee kogunes, mina seal tervet aega kohal ei olnud, mis puudutab siis seda õiglase ülemineku fondi plaani. Ja paraku see tagasiside, mis meie sinna vähemalt andsime, et ärge killustage seda jupikesteks, et siis ei juhtu nagu mitte midagi, seal igaüks läks oma killu eest võitlema. Aga see, et tulla kokku ja võtta mõned teemad, mis tegelikult on kõigil olulised ja kust kõik võidavad päeva lõpuks nagu ära lahendada selle sees, see kippus nagu natukene olema see teisejärguline, eks ole, ja nii on see ka paljude teiste asjadega. Et kui ma toon näiteks selle sama avamere tuule arendamise, et Eesti Energia on Liivi lahes seda projekti arendanud tänaseks pea 10 aastat. Oleme kuhugi jõudnud ja see on kõik nähtamatu osa, ei ole veel ühtegi tuulikut näha, eks ole, aga tehtud on väga palju tööd.
ornitoloogid on tööd teinud, kalauurid on tööd teinud, tuult on mõõdetud, jääolusid on mõõdetud, mida kõike ei ole tehtud, eks ole. Ütleme, teadlased on väga palju tööd saanud, väga palju paberid on tehtud ja tegelikult Pärnu mereala planeering on kehtestatud tänaseks, et mis on kõva samm edasi. No ütleme, ilma selleta ei saa merre tekkida mitte midagi. Aga nüüd on natukene see, et meil on see etapp, et nüüd me peame vaatama eestlastena, et kas me nüüd koostööd suudame teha, et nagu siit edasi liikuda, eks ole. Aga hea uudis on see, et kui see tuulepark saaks valmis ja kui me teeme koostööd, siis ta saab valmis 26–28, kui me ei tee koostööd, siis ta saab valmis peale 30. Mina tahaks teda ikkagi näha, et ta saab valmis, aga sealt hakkab tulema 4 teravatt-tundi elektrit, rohelist elektrit, mis on umbes pool Eesti tänasest elektritarbimisest. Selleks, et see äri käis, ja see on umbes 2 miljardit investeeringut, ma lihtsalt tahan öelda, kinnitada, et Eesti Energial sellist raha ei ole, isegi Eestil me peame kõik koos minema seda Eestisse meelitama. Selleks peab olema see väga hea projekt, sellepärast, et seda raha meelitavad paljud praegu avamere tuuleparkidele. Nüüd, ja selleks, et oleks hea projekt ja konkurentsivõime ja majanduslikult, tuleb siin ilmselt teha umbes miljardi eest veel juurde vesiniku tootmist. Sellepärast, mitte et me trendiga kaasas käia, aga lihtsalt sellepärast, et nii suur tuule tootmine ja teate, et kui tuul puhub, ta puhub kogu regioonis, kus on selle aja peale päris palju tuuleparke, siis lihtsalt on elektri ülepakkumine ja see tähendab seda, et elektri hind on kas väga madal või negatiivne, mida mul juba on sellel aastal näinud. Ja nüüd seda ei ole mõtet sinna võrku panna peale, maksta sellest ja sa saad selle elektri panna ja see on väga odav elekter, mida on siis mõtet salvestada läbi vesiniku. See lihtsalt selle projekti vaates tugevdab selle tuulepargi projekti atraktiivsust. Ja nüüd edasi, loomulikult meie huvi on see, et paralleelselt tekiks vesinikule kasutust, millele Taavi rääkis, millega ka tegelikult Eestis tegeletakse. Ma eile kohtusin Valdo Kalmuga, kes on siis Tallinna Sadama juht ja me tegelikult arutasime seda sama praami asja, mis hakkab Hiiumaa vahel sõitma, mis 2023 peaks olema liinil ja kus on kõik eeldused kasutada kütusena vesinikku tegelikult. Valdol oli lihtsalt mure, et kas ta vesinikku siis Eestimaal on. Minul on mure, et kas keegi seda vesinikku 23 tarvitab, sest meil on olemas tuulepark, küll tänane maismaa tuulepark, kuhu võiks selle elektrolüüseri täna juba külge panna, see on täna olemas. Ehk me Valdoga nii-öelda šeikisime selle asja ära, et katsume nii teha, et vähemalt midagi vesiniku peal selle peale töötaks ja ma saan aru, et Euroopa Komisjon meid igati toetab nii hea sõna kui võib-olla ka väikse rahaga, eks ole. Et tegelikult, aga te näete, jälle, eeldus on koostöö. Me peame tegema koostööd ja üksteist toetama. Et see on, ütleme, ettevõtted, teadus, poliitikud, komisjon, eks ole, kõik see kokku ja meil võimalus Eestis on. Aga need eeldavad väga head koostööd ja koos asjade lükkamist, et siis ma usun, nad juhtuvad ka. No nii. Kuidas nüüd öelda, et ma natukene toon siin nüüd natukene sellist nagu teravust juurde. Kui vaadata, meie oleme väga selgelt turu ja konkurentsi usku. Selles mõttes, et siiamaani on kogu see areng ja majanduse kasv väga paljuski selle peale üles ehitatud, kuidas nagu konkurents ja tegelikult siis nagu turg nagu toimib, eks ju. Ja selles mõttes ma olen nõus härra ministriga, et täna on kõik hästi, eks ju. Kui me vaatame korra, ma täna just vaatasin huviga, et hinnati Eesti väärtuslikumaid ettevõtteid. Kirjutati, et Idu ja pangad on Eesti kõige väärtuslikumad. Teate, Viru Keemia Grupp oli 6. Ma mõtlesin, et huvitav, kumbasse gruppi me siis nüüd kuulume. Kas me oleme Idu ettevõte või meil on pank, nagu ei oleks kumbki, eks. Ja nüüd, kuhu ma nagu tahan jõuda kogu selle jutuga, on see, et ettevõtted prognoosivad väga pikalt ette oma selliseid investeeringuid selleks, et olla konkurentsis, eks ju. Ja kui vaadata meie seda tehnoloogia arengut, tõepoolest ma võin teile kinnitada, et see on unikaalne, see on konkurentsivõimeline väga madalate õlihindade juures, me oleme turul, teenime oma omanikele kasumit, aga kui vaadata, millal me tegime need tehased, me ehitasime need tehased 2015, 2014, nad on sisuliselt uued tehased. Selles olukorras majandustingimused, arengukavad, kõik oli hoopis midagi muud, eks ju. Täna on tegelikult rohepööre, ei ole ju üldse nagu vana selline, 2 aastat tagasi põhimõtteliselt tuldi välja algatusega. Ja milleni see täna on meid viinud, see on tegelikult täna viinud selleni, kus me ei julge investeerida sellepärast, et me ei tea, milline on tulevik. Ja miks me ei tea, sellepärast, et kui ma ütlesin teile, et turg soosib meid,
siis mis meid ei soosi, on CO2 tasuta koodid ja CO2 hinnapoliitika. Teades ja ausalt öeldes, kuidas meie nagu oma prognoose teeme, see on väga lihtne. Me lähtume tegelikult nendest samadest Euroopa Liidu juhendmaterjalidest, direktiividest, me loeme neid, tõepoolest me loeme neid ja selle järgi hindame oma tulevikku, eks ju. Täna ma loen prognoose, vaatan näiteks 2021. aastaks roheleppega seoses peaks Euroopa Komisjon tulema välja oma uute algatustega ja see puudutab ETS direktiivi, sellepärast et kauplemisperiood on sisuliselt 21. aastast 30-ndani ja sealt edasi. Roheleppe ise tähendab seda, et Euroopa Liit on oma nii lõppeesmärgi kui ka vaheeesmärgid teinud karmimaks, eks ju. Nende karmimate vaheeesmärkide puhul tegelikult muutub meie majanduskeskkond oluliselt halvemaks. Ja vot see on tegelikult see koht, kus siis nagu tuleks tegelikult vaadata ka siseriiklikult ja ausalt öeldes poliitilise nagu sellise pilguga, et kas me saame teatud üleminekuperioodi jooksul kaitsta sektorit või me, nagu ma ütlesin, toimub see niinimetatud revolutsiooniline üleminek ja me tõepoolest näiteks peame 2030. aastaks juba oma uksed sulgema, nii et see on ausalt öeldes selliste valikute küsimus. Ja nüüd edasi. Innovatsiooni toetab tegelikult ausalt öeldes vahendid. Võtame jumala õige, Eesti Energia on päris suur kontsern, kes on toetanud teadusarendust. Meie täpselt samamoodi. Kunagi ma vaatasin, kas see oli 2013-14, oli kõige suuremad Eesti teaduse rahastuse poole pealt, Eesti Energia meie tegelikult andsid päris suure protsendi ja see oli kuskil 1% SKP-s sellel ajal. Ja seal oli päris suur osa meil ja Eesti Energial, eks ju. Nüüd on küsimus, et kust tuleb, ma olen nõus, et rohepööre kindlasti toetab kogu seda innovatsiooni, aga kas see on piisav? Ilmselt ei ole. Erakapital ja muu kapital peab ka seda toetama, eks ju. Ilma selleta ei ole see võimalik. Ja vot siin on see küsimus tegelikult meie näiteks ettevõtte puhul päris tõsiselt, et me ennem, kui me ei ole aru saanud, kuidas, millised majandustingimused on tulevikuks, me ausalt öeldes julge praegu investeerida hästi lühidalt, ka innovatsioon näiteks. Siin on muidugi hästi oluline see, et Euroopa Liit on oma eesmärgid paika pannud. Ja minu meelest oli see viimane energiaministrite nõuka, ehk siis energiaministrite Euroopa kohtumine. Kui Eesti sõnum, mis ma ütlesin, oli see, et meil on eesmärgid paigas, see teekaart on olemas, lepime kokku, et me vahepeal reegleid ei muuda. Sest tõesti see on hästi oluline, et ettevõtetel oleks see aeg ümber kujundada. Olemasolevatel ettevõtetel. Kindlasti tuleb juurde midagi uut, aga ka sellele, mis olemas on, tuleb anda aeg. Et see ei saa olla nii, et ka siin samas saalis on ühel koosviibimisel minu käest küsitud, et mis on alternatiiv? See alternatiiv ei teki niimoodi nipsust, et täna on üks asi, homme on mingisugune teine asi. See ei ole niimoodi. Selleks on vaja aega, selleks on vaja, et reeglid oleks kokku lepitud ja et neid reeglitest kinni peetakse. Ilmselt küsimusele, mis on alternatiiv, ei olegi ühte seda hõbekuuli, et kõigile meie probleemidele üks lahendus on, et see saab olema nagu suhteliselt laia paletiga lahenduste loetelu. Aga mis puutub emissioonikaubandussse, siis tegelikult ikkagi see emissioonikaubandus on lükanud ka sektorid, kes sinna alla läheb, säästlikum olema, see on fakt. Seal on toimunud muutus, eriti just energeetika valdkonnas. Me näeme, et kuidas aastast 2020 eesmärgid on eelkõige just energeetika valdkonnas saavutatud. Tööstus ja transport ei tule üldse niimoodi järgi. Ja mida ta meile veel annab? Nendest kvootidest ju 10% läheb just innovatsioonifondi, kus saab toetada täpselt selliseid suurepäraseid unistusi, et ma tahaksin, et minu tehas kasutaks nafta asemel rohelist vesinikku, aga see ei ole täna veel turul üldse konkurentsivõimeline, siis Euroopa Liit saab toetada, ma ei tea, Rootsi terasetehast või miks mitte Hiiumaa parvlaeva.
ja need lisavõimalused sellest, et ühelt poolt nii-öelda piitsa meetodil vähendatakse heiteid, aga teiselt poolt prääniku meetodil aidatakse seda, kes veel mahtudelt või innovatsiooni tasemelt ei ole turukõlbulik, aga lükatakse tagant, et saaks, on toimiv lahendus. Aga tõsi ta on, praegu viiakse läbi uuringuid, et mis selle emissioonikaubandusega edasi saab, kas seda laiendatakse või mitte, otsust pole tehtud. Keegi ei taha esiteks tekitada asjatut bürokraatiat ja teiseks keegi ei taha, et meie tööstus läheks ära naabrite juurde, kes sellise süsteemiga pole liitunud. See on ju ilmselge nagu oht ja neid kahte argumenti väga selgelt võetakse arvesse. Kuidas on selle piiriülese CO2 maksustamisega? Ja saad piiri peal tuleb sisse, see oleks üks võimalus sama probleemi lahendada, et ettevõttel ei ole vahet, kuhu ta kolib, sest kui tahab Euroopa Liiduga äri teha, ta on sunnitud selle maksu ära maksma. Me ei nimeta seda maksuks, sest igasugune maksu kehtestamine põrkuks selle vastu, et liikmesriigid peavad saavutama konsensuse ja küll sellel küsimusel on raske saada konsensust, aga piiriülene mehhanism, mis siis tõepoolest võtab arvesse ka selle näiteks, et keegi teine, kes tuleb sulle sama kaupa müüma väga palju odavamalt, aga pole üldse pööranud tähelepanu oma emissioonidele, võistleks siis meie tootmisüksustega samadel tingimustel. See ettepanek tuleb järgmine suvi, selle eest vastutab itaallasest volinik Paolo Gentiloni ja elekter on praegu välja sõelututena üks võimalik piloot, sest et see ei ole ainult meil siin probleemiks, et meil on ka naaber, kes toodab kivisöest elektrit ja ei ole ühinenud mitte millegagi, mis ETS-süsteemi meenutaks. Et sama on näiteks Hispaanial, kes on Marokoga hästi ühendatud ja ka Marokosse on viimasel ajal ehitatud uusi kivisöejaamu. Ja elekter tuleb siis Hispaaniasse, kes ise tahab jõuda kliimaneutraalseks juba ennem kui Euroopa Liit oma 2050. aasta eesmärki seadnud on. Nii et see oleks väga hea piloodi võimalus. Tõsi, tõenäoliselt seda jõustatakse peale 2025. aastat, kui me oleme oma desünkroniseerimise läbi viinud ja võib-olla piloodiks jääb ka ainult Hispaania siis. Ma lihtsalt Kadrile täienduseks, et ausalt öeldes meil on võimalus vähemalt vigadest õppida ja hästi lihtsustatud. Ma ei ole nüüd päris detailideni korrektne, andke see mulle andeks, aga lihtsalt, et see lühikese aja jooksul see teema ära illustreerida, et me Eestis täna fossiilset energia tootmisega, et ütleme Ida-Virumaalt maksame 100 miljonit keskkonnamakse ja teistpidi Eestis toetame taastuvenergia tootmist 100 miljoniga. Niimoodi ümmargus, et päris täpne ei ole. Üks siis maksab keskkonnamakse 100 miljonit, teist toetatakse 100 miljoniga. Ei tule samast taskust, et ei tõsteta ringi, aga see selleks, nii on. Ja siis me konkureerime samal elektriturul. Ehk ütleme, kui meie siin täna Narvas toodame elektrit, meil on muutukuludest. 2/3 on keskkonnamaksud. Ja me ikka täna toodame siin 600 kuni 1000 megavatti elektrit, sest lihtsalt isegi Rootsis on täna elektripõud, me elektri liigub Baltikumist Rootsi praegu, seal on tuumajaamad remondis ja kui tuult ei ole, siis me toetame siit isegi Skandinaaviat. Aga siis teises kvartalis avati Kaliningradis uus söejaam, millest ka Kadri rääkis, eks ole, nendel on prioriteetne ligipääs Balti turule, nad ei maksa mitte mingid Euroopa mõttes keskkonnamakse, eks ole. Ja see ei ole võrdsete võitlus. Ja kui selle tulemus on siis see, et me paneme siin oma elektritootmis ilusti kinni, investeerime nii-öelda reguleeritud tariifist uute ülekandevõimsuste rajamisse, et siis kuskilt mujalt, kus on teine maksukeskkond, elekter saaks aseme tulla, siis see nagu ei tundu väga mõistlik tegevus ja tegelikult on oht, siin ma nüüd natukene toetan Meelist, et see võib samamoodi juhtuda selle õlitootmisega. Et kui näiteks sellest uuest ETS-i perioodist pannakse meile siin väga konkurentsivõimelise õlitootmisele, pannakse siis keskkonnamaksud peale,
aga Euroopa Liit on väga-väga suur õli- ja gaasi importija, mida Kadri kinnitas, eks ole, siis noh, need, kes on meie konkurendid nii-öelda globaalsel turul, peavad peenikest naeru, sest meie import ju suureneb. Et noh, see ebabilanss nii-öelda selle õli tarbimise ja tootmise vahel suureneb, me maksustame oma kohaliku tootmise välja ja ostame rahulikult sealt, kus mingeid makse ei ole ja ütleme, et noh, meie siis rohepööre on tehtud, eks ole, ja lahendame globaalset probleemi, et see nagu ei toimi. Et siin on vaja ikkagi vaadata selgelt, et meil ei ole mitte midagi konkureerimise vastu, aga mängureeglid peaks nagu olema võrdsed, et no eriti veel õli, mis on globaalne turg, mis ei ole ka see, et tuleb üle piiri, aga me oleme ju globaalsel merekütuste turul, eks ole, ja kui meie tõstame siin kõpsele maksu nagu taevasse, siis jah, tõepoolest meile tähendab see selle tööstusharu sulgemist, lihtsalt suurendame importi. Selline küsimus veel sinna kõrvale. See ilmselt on natuke juba läheb hereesiasse, aga miks mitte siis maksustada kõike imporditavat toorainet, noh, CO2 või mingi keskkonnamaksuga. Sest no, kujutame ette, et näiteks Hiinas toodetakse harulisi muldmetalle, see on suure tõenäoliselt väga suure keskkonnajäljega tegevus ja noh, hiinlased ju teadupärast kasutavad ebaausat konkurentsi, nad hoiavad oma renminbiid vahetuskursi mõttes madalalt, alati oleks neil nagu odavam eksportida ja noh, ütleb kasutu, eks ole, meil siin importida või oma asja eksportida sinna. Noh, toome need siia või siis kasutame mingid materjale, mis me lükkame päiksepaneelidesse, tuulegeneraatoritesse, aga me ei arvesta selle keskkonna jalajäljega, mis seal on. Ja siis laseme neil siin konkureerida. Noh, enamus sellest kraamist tuleb tegelikult ju Aasiast vaieldamatult. Ma väga loodan tegelikult, et tegelikult on toimunud kaks suurt muutust. Üks on see rohepööre või see rohelepe ja teine on see haigus, mis praegu mööda maailma ringi käib. Ja neil on teatud koosmõju. Ja mina väga loodan, et Euroopa Liit või maailm tervikuna on sellest viimasest pandeemiast ikkagi õppinud, et need tarneahelad, mis töötasid nüüd kuni selle pandeemiani ja tundusid, et on igavesed ja et sealt Aasiast saabki igavesti odavamat kaupa kätte, ka valmiskaupu. Et ühel hetkel võib see muutuda. Ja see muutus ei pruugi isegi olla mitte pikaajaline, see piisab täiesti siin mõnest kuust, kui teatud tööstusharudel on juba ülikeeruline hakkama saada. Ma loodan, et sellest õpitakse ja saadakse aru, et ei saa päris nii, et kuigi kaubandus on globaalne, et me jäämegi lootma, et mingid asjad tehakse odavalt ja mustalt kuskil majal teises maailma otsas ja meil on siin kõik ilus ja puhas ja tarbime seda hüve, mis sealt tuleb. Et tuleb aru saada, et ühel hetkel ei pruugi seda tulla. Ja ma arvan, selles mõttes andis see pandeemia küll väga hea õppetund. Selline küsimus, kas Euroopa Liidul oleks jõudu, et mõjutada keskkonnapoliitikat näiteks Aasias ja Aafrikas? Noh, need on need kohad, kus tegelikult on ju selle keskkonnaprobleemiga või keskkonnaga suuremad probleemid. Ja küll Hiina näiteks on, ütleme, viimaste kümnendil muutunud oma näiteks kemikaaliseadusi sedavisi, et seal enam ei ole lihtne saastada. Tõsi, aga teatud prioriteetsetes valdkondades neid ei huvita, nad vaatavad, kus strateegia ressurss on globaalsel tasandil nende käes, seal nad, kuidas öelda, vaatavad mööda. Et kas Euroopa Liit näeb seda võimalust oma välispoliitika raames sedavisi pehmelt suunata? Ja muidugi, ja me teeme ka seda, et me teeme seda kahel viisil. Üks viis on arengukoostöö, arenguabi, kus meil just eriliseks tähelepanuks on lähinaabrus ehk Aafrika ja siis ka Lääne-Balkan, Ukraina näiteks, kus me siis oma lähimate naabrite puhul, kes aastaks 2050 mine tea, kas nad on enam Euroopa Liidu naabrid või nad on juba Euroopa Liidu liikmesriigid, püüame neile selgitada, et samasugused energiaturu reeglid, elektrituru reeglid või siis säästvam tootmine on neile kasuks. Ja Aafrika puhul siis rahastamisprojektidega. Et nagu teada, siis seal on endiselt miljoneid inimesi, kellel puudub igasugune ligipääs elektrile, aga see on muutumas ja loomulikult me tahame, et see vajadus saaks siis kaetud mitte Hiina poolt ehitatud uute söejaamade poolt, vaid miks mitte ära kasutades Aafrika imelist päikesepotentsiaali
ja see on üks meie koostöö prioriteetidest. Nüüd kaugemates piirkondades mõjutame me neid ka läbi selle, et me oleme nende jaoks turg. No nii näiteks on tõsised arutelud bioloogilise mitmekesisuse teemal, et kui Euroopa hakkas väga innukalt tarbima neid biolisandeid kütusekomponendina, et kust nad tulevad ja mille arvelt nad tulevad ja kas äkki tekitatakse istandusi selle arvelt, et loodus, mida me hoida tahame, kannatab, eks ole. Nii et ka kõik need arvutused, et mida me üldse Euroopa turule sisse laseme ja kuidas seda toodetud on meil alati dialoogides laual ja ma olen ka ise kohtunud mitmegi suure palmiõli tootja riigi ministriga, kes üritavad selgitada, et nad teevad seda väga loodust arvestaval viisil. Selge. See on üks näide sellest, kuidas ei tohi kiirustada selliste oluliste muutustega, et me saame küll kuskil siin on mingi tulemuse, aga sellel tulemusel võivad kuskil mujal olla palju hullemad tagajärjed. Et sellised asjad, jällegi, need muutused ei saa toimuda kiiresti, et meil tuleb mõte, et kui vahva 10% paneme sisse ja me oleme kohe 10% puhtamad. Et hästi lihtne ju tundub, eks ole. Aga tegelikult kuskilt tuleb, kellegi arvelt on see 10% tulnud. Ma lihtsalt, et kes tähelepanekut ei kuulanud, et mina Kadri ettekannet jälgisin tähelepanekut ja nägin seal siis Hiina lubadust ja Ameerika lubadust juhul, kui nüüd ikkagi president saab kinnitatud, et kui Xi Jinping on midagi öelnud, siis tavaliselt Hiinas ka juhtub ja tegelikult see 2060 on välja öeldud ja Ameerika ka tegelikult on liikunud ka Trumpi all ikkagi päris korralikult ja tegelikult, kui ma veel tegudest räägin, see on ka väga oluline, et ütleme, et Euroopa Liidul on mul selline pretensioon, et kui CO2 on meie üks põhimõõdik, siis me mõõdame seda väga halvasti, et täna Eurostatist on võimalik saada 2018 andmeid, on kõige värskemad, et mina palun, et ma ettevõttes räägin, et olulisi asju tuleb mõõta online, eks ole, et palun mõelge selle peale, kuidas seda mõõdikut paremaks teha, sellepärast, et vahepeal on väga palju muutunud ja ka see aasta on väga teistsugune. Aga mida ma öelda tahan, on see, et meil tuleb 70% taastuvenergia investeeringutest eelmine aasta tehti Aasias. Nii et meil siin rääkida, et meie siin Euroopas teeme seda teist ja kolmandat, me peame lihtsalt globaalseid numbreid vaatama kõigepealt, et seal tehakse täna väga-väga palju. Ja seal võib-olla driverid on natuke teistsugused, kui meie muretseme globaalse kliimaprobleemi pärast, siis nendel on lihtsalt elukeskkond nii saastunud, nad ei saa teistmoodi, enam nad peavad tegema. Aga mida ma veel tahan öelda, et siin samas Euroopa Liidus need kokkulepped, mis tehti 2010 ja siis oli hästi suur oli tööstusheitmete direktiiv ja oli väävli ja lämmastiku heitmed, näiteks Eesti Energia investeeris 120 miljonit õhuheitmete vähendamisse, olid väävli, lämmastiku ja tahkosakeste heitmed, mis on täna on Eesti õhukvaliteet on Euroopa üks parimaid. Natukene tänu sellele ka, eks ole. Aga täna me ju väävlist enam ei räägi, see on nagu vana trend, täna räägime CO2-st, aga siis lepiti kokku ka, mis pidi juhtuma aastaks 2020. Ja nüüd koroona tuli meile natukene appi, aga kui me teeksin nüüd inventuuri või vaatame, kui koroona läheb mööda, siis tegelikult mitmed suured ja vanad Euroopa Liidu ega rikkad riigid ei ole neid kokkuleppeid täitnud. Eesti on kõik need kokkulepid püüdlikult ja Põhjamaadega on ära täitnud ja vot see on nüüd see koht, kus me Euroopa Liidus, et peame vaatama mitte ainult 2050 rääkima, mis juhtub peale meie aega, aga natukene rääkima seda, et kuidas me kokkuleppeid täidame. Ja näiteks see sama statistika kaubandus, eks ole, kus Eesti on edukalt juba mõningaid Euroopa Liidu riike, üsna jõukaid riike aidanud, eks ole, sellega, mida me oleme rohkem teinud, võttes uuesti lauale ja toetada Eestist ja nendest riikidest ikkagi neid mahajääjaid ja selle raha eest siis seda meie rohepööret veel kord toetada, eks ole. Nii et need võimalused on kõik olemas, et me peame natukene ka, ütleme, ei ole mõtet veel kord mööda seinaäri käia, vaid tegelikult meil on asjad hästi ja seda on võimalik ka Euroopa seeskujuks tuua ja siit ka veel meie rohepööret toetada. Ja lihtsalt jälle selle kiirustamise koha pealt, et ma saan aru inimeste murest, et eriti selles piirkonnas, et mis neist saab, et see kindlasti on inimestes sees olemas.
aga veel kord, ei ole vaja karta sellist äkilist muutust. Sakslased on öelnud, et nende kivisöejaamad töötavad aastani 2038, kui ma õigesti mäletan seda aastaarvu. Ja viimase uudisena Poola valitsus sai oma kaevurite ja ametiühinguga kokkuleppele 2049. Nii. Ja selle valguses eriti veel, kui me oleme oma 2030 eesmärgid ära täitnud, ärme muretseme üle, et ei ole seda põhjust. Muideks, ma ei tea, kas seda julgeb valideerida, aga mina julgen panna väikse peti selle peale, et aastal 2030 me oleme võimelised õli tootma süsiniku vabalt. Ma ei tea, eeldab päris suuri nagu uuringuid veel ja selleks, et õlitööstuse tõesti korstasse otsa on võimalik nagu carbon capture storage'is ja carbon capture on võimalik paigaldada. Muidugi energiamahuks on ta igal juhul, me ei ole energia hinnast ju natukene kui rääkides paari sõnaga, et selge on see, et kõik need uued tehnoloogiad tegelikult on energiamahukamad. See tähendab seda, et näiteks selleks, et süsinikku püüda, pead sa umbes 30% näiteks nagu täiendavat energiat sinna juurde andma, eks ju. Ja, aga ma loodan, et me selleks ajaks toodame ka väga palju rohkem odavat tuuleenergiat. Jah, sellega muidugi. Lihtsalt meil oli arvutus tehtud selle rafineerimistehase osas, et seal meil oleks vaja läinud 40 000 tonni vesinikku. Ja kui me oleks tahtnud kasutada rohevesinikus, meil oleks olnud vaja baaskoormuse 300 megavatti taastuvenergiat, 300 megavatti. Täna kogu tuulevõimsus Eestis, kui tuul puhub ideaaltingimustel, on alla selle, eks ole. Nii et see kõik oleks ära läinud, oleks puudus tulnud, eks ole, ja ma olen Ellaga 100% nõus, et mingit vesinikutöötlust on vaja igal juhul teha, et väärindada seda lõpptoodet, eks ole, et vesiniku läheb meil tööstuslikult keemias nagu nii vaja. Peale selle, et energiat salvestada ja praamid panna sõitma ja edasi, sealt võiks üle ka jääda. Nii et siin võiks tekkida ka mingisugune selline koosmõju või see klaster või kuidas sa nimetasid seda? Ei, kindlasti ja siin on veel üks asi, tähendab, millest ma tahaksin nagu mõtte üles visata. Et me räägime kogu aeg sellest, et me püüame CO2 meil eetlikult. Aga süsin, meil on vaja tegelikult mitte ainult CO2, meil oleks vaja süsinikku viia süsiniku ringest välja. Ja miks mitte näiteks selle sama plasti pürolüüsi, mitte panna teda koos põlevkiviga, ja see koks, mis sealt tekib, seal tuleb praktiliselt puhas inertne süsinik, mille võiks me ladustada paremateks aegadeks, kui me näiteks kütust vaja läheb, mingite liiaegadel. Aga see on Euroopa direktiiviga nii ära lõppemata vastuolus, et miskit ei tohi maha matta. Et ühesõnaga meil tasuks nagu, me räägime puidust, et teeme majasid. Et sellega me hoiame süsinikku nii-öelda paigal. Me võiksime mõelda, et me ka põlevkivitööstuses saame äkki süsinikku kuskile panna ka tahkelkujul, mitte ainult gaasina. Ja gaasina tuleks ta ära kasutada ikkagi. Sest ma ei tea, ehitada meile siia nüüd kusagile CO2 hoidla, nii palju kui minu vähesed teadmised geoloogiast on, seda on vist suht raske on sinna graniit aluspõhjani jõuda ja sinna seda auku kaevama hakata. Saadame Lätti. Jah, Läti on lähim sobiva pinnase. Sinna on jälle toru vaja viia. Ei, toru saab, aga lätlased juba tahavad kõrget hinda saada sellest. Ja pärast kasutavad nemad selle ilusasti ära ja meie on ikka tühjad pihud. Aga nüüd sellistest käega katsutavatest ja väga reaalsetest asjadest, et siin on meil koostöö VKG-ga tegelikult kõikide õlitootjate vahel, et täna ju üks koht, kus tekib CO2 ka põletamine, on ju meie uttegaasi põletamine ja uttegaas on tegelikult üks väärtuslik raam ja see, et omal hakati põletama, nii oli, aga täna meil on tegelikult seal samas nagu õiglase ülemineku programmis on see sees, et sellest uttegaasist saab toota metanooli ja tegelikult see oleks nagu väärtusahelas selline kõva hüpe ülespoole, väga konkreetse turuhinnaga toode.
reaalse kasvava turuga nõudlusega toode, mis on Eestile eksportkaup ja kui me seda teeksime, suurendaks lisaväärtust, tekitaks eksporti ja tegelikult lõpetaks põletamise, siis jääme pool koksaks ole veel, aga küll me sellega 30 midagi välja mõtleme, et sellepärast nagu ütlesingi, et 30 võiks olla nagu reaalne see, et vähemalt meie õli tootmine võiks olla süsinikuneutraalne ja siis on nagu järgmine küsimus see, et minu oponent, ma tean, mis mulle Jevgeni Ossinovski ütleb, et kuule, mis sa hämad, et see õli põletakse ära, et CO2 läheb taevasse. Aga kui põletate neieõli, siis põletakse mingit muud õli, tegelikult peab tegelema õli lõppkasutusega. Sinna leida alternatiive ja küll nad ükskord leitakse, aga mitte 2030 veel, nii et ja siis me oleme turul, aga kui meie pakume näiteks süsinikuneutraalset õli ja mis on võib-olla veel puhastatud näiteks rohevesinikuga, siis me oleme igal juhul oleme sammukese ees ja me oleme seal turul nagu paljudest teistest tootjatest eespool. Ja ma arvan, et Rahvusvaheline Energiaagentuur on minu meelest öelnud, et kuni aastani 2040 fossiilset või ütleme siis nafta tootmine kasvab. Seetõttu, et tarbimist lihtsalt on selle aja aina rohkem ja rohkem. Ja teine pool on see, et hakkavad otsa saama ka lihtsamini ligipääsetavad leiukohad ehk et on vaja minna aina kallimatesse leiukohtadesse. Ehk nõudlus selle järgi on. Ja minu meelest on ääretult või oleks ääretult tobe, kui me Eestis keeraks need kraanid kinni ja ütleks, et meie siin selle asjaga enam ei tegele, aga keegi teine teeb seda ju niikuinii. Ja ka meie oleme loobunud oma ekspordiartiklist, oma kaubast, millel on väga suur väärtus. See ei ole kindlasti mitte mõistlik. Et ma väga loodan, et see nii ei lähe. Ma natuke võib-olla täiendama, see on tõesti nii, aga konkreetselt oleme laevakütuste sektoris ja see, mida see tähendab, kui vaadata laevakütust kui nagu toodet, siis põlevkiviõli on unikaalne toode ja miks? Sellepärast on nagu additiiv, mis annab sellele laevakütusele parema kvaliteedi ja miks? Sellepärast, et ta on madala väävlisisaldusega, tal on hea voolavus ja ta on üldiselt temperatuuritaluv. Ehk siis tegelikult ta on nagu oodatav turul. Ja see tähendab seda, et tavaliselt kuidas see kaubandus üldse välja näeb. Et kaubandus näeb välja nii, et tulevad suured tankerid, eks ju. Seal on tegelikult miksitud erinevaid õlisid omavahel kokku ja siis lisatakse meie põlevkiviõli sinna, näiteks 20% sellesse kogu mahtu, eks ju. Ja see 20% annab selle lõppkvaliteedi, mida siis need treiderid müüvad tegelikult turul üle maailma edasi. Ja vot see unikaalsus ausalt öeldes ongi see, mis on meie nagu äri edu. Ja kui me nüüd peaksime selle lihtsalt nagu selle edu ära kaotama, siis nagu tegelikult ongi, et siis tuleb keegi teine ja lihtsalt täidab selle sektori ära ja nii lihtne see kogu selles konkurentsis ongi. Ja, lähme siis sammu edasi, et mida me saame siis põlevkivist midagi muud teha. Et kui me nüüd õli teeks, mis on alternatiiv? Võtame see sama põlevkivi, meie ressurss, ütleme, me ei loobu sellest, kasutame mingil teisel kombel. Teadlaste nägemus on kindlasti asjakohane. Põlevkivist on võimalik teha nii mõndagi, tegelikult kerogeenist ja selle alased tööd käivad. Ainus küsimus on see, et praegusel hetkel mina ei näe, aga võib-olla tööstusinimesed ja need näevad, et kust me võiksime saada sellised mahud, millistest me praegu põlevkiviõli toodame ja millega me saaksime samasuguses suuruses mingisugusest, ütleme, kerogeenist toodetud produkte, kes need ära sööks, kellel neid vaja läheb. Ja siin on muidugi küsimus selles, et ega see tootmine, kerogeenist asjade tootmine, nüüd ka päris ilma keskkonnajäljeta ei käi. Aga nišitootena ja ütleme ühe variandina põlevkivi kasutamiseks on see väga mõistlik. Sellepärast, et sealt saadavad diikarbonüülapped on tegelikult turul nõutud kaup. Ainus küsimus on see, et kuidas me jõuame jälle seal nii-öelda kusagil rakenduse esimesest astmest. Me jõuaksime rakenduse teise, jõuaksime pilooti
küsimus ongi selles, et alusuuringuid on tehtud kohutavalt palju. Esimese astme rakendusuuringuteks raha saada on väga raske. Sellepärast, et ettevõtjad veel rahalaeva ei näe ja ära ei tõesta, eks ole, et see väga kasulik on. Tihtilugu on seal veel mingit nipet-näpet vaja peaaegu alusuuringute teemal uurida. Sellepärast teadlased tegid oma töö ära, sai see teema valmis, aga rakendamiseks vajalikke asju on natuke puudu. Natuke oleks veel vaja uurida. Ja ma ütlen, et meie Põlevkivi kompetentsikeskuse kogemus nende samade plastikute tootmisega täpselt nii oligi, et me võtsime ühe sõnaga alusuuringuid oli juba tehtud, aga me võtsime need plokid juurde, mida nagu rakendamiseks vaja oli. Nüüd on edasi järgmised astmed, oleks vaja mingisugust pilootseadet ja nii edasi, ma ei hakka seda skaleerimist siin muidugi pikalt seletama, et see skaleerimine on üksjagu oluline ja asi on ka selles, et jällegi mitte keegi ei anna meile kindlust, et skaleerimisel see asi töötab. Seepärast, et see, mis laborikolbis töötab väga ilusasti, ei tarvitse seda teha suures seadmes, kus kehtivad natuke teised nii-ütelda seadused, loodusseadused, ütleme nii. Ja siis hakkab meil tekkima see variant, et oi, aga siin tekib hunnik jäätmeid ja seal tekib jäätmeid ja kes need nüüd ära utiliseerib ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui me ei alusta neid uuringuid ja kui me neid uuringuid ei tee, see ei muutu mitte midagi. Ma ei tea, kas maailm läheb sellest halvemaks või paremaks, aga fakt on see, et igal juhul Ida-Virumaal ei ole sellest mingit kasu, kui me midagi ei tee. No mina nii tarka teaduslikku juttu ei oska rääkida. Aga võin lihtsamalt öelda seda, et vähemalt aastani 2025 ehk siis desünkroniseerimiseni on meil põlevkivi tarvis ka Eesti energiajulgeoleku tagamiseks. See on hästi lihtne. Nüüd, mis saab pärast aastat 2025? Ega me päris täpselt veel öelda ei oska, sellepärast, et kohe peaks minu teada valmis saama see energiaaudit. Ta vist ei ole veel minu teada valmis, vähemalt ma ei ole kuulnud, et ta oleks valmis. Peaks andma nagu suure pildi, et mis Euroopas tervikuna on siis see energiabilants, kui kõik oma suured eesmärgid püüavad ära täita. Ja kas meil siis on tõesti olukord, et me saame öelda, et me suudame oma energiat tarviduse tagada ka ilma meie põlevkivijaamasid reservis hoidmata, me ei teada seda. Täiesti võimalik on olukord, et meil on ka siis vaja igaks juhuks reservi. Ja lõplikult me saame sellest põlevkivi energeetikast, just nimelt siis juba energeetikast loobuda alles siis, kui meil on olemas alternatiivsed juhitavad energiatootmise võimalused. Täna meil neid ei ole. Ja ka need tuulepargid, isegi kui me nad valmis ehitame, ei aita meid, sest et paraku ei ole see juhitav elektritootmine. Et on vaja sinna juurde salvestustehnoloogiaid, ma väga loodan, et me jõuame selle, kas siis näiteks läbi vesiniku selleni või mingil muul moel, aga seda juhitavat energiat võib meil endiselt vaja olla. Ja isegi kui 2025 on olukord, et tõesti meil need ühendused Euroopaga tagavad energia olemasolu, ikkagi me peame mõtlema selle peale, aga mis juhtub siis, kui ühel hetkel nende ühendustega midagi juhtub. Meil on olnud see aasta see olukord. Jah, üks päev, eks ole. Ja õnneks ainult üks päev. 280 eurot megavatti või see. Aga paraku on nii, et halvad asjad kipuvad juhtuma ühe korraga. Ja 2 kaablit korraga ja tegelikult oligi olukord, kus... Riike naabrite juures, eks ole, elektrijaamas oligi olemas. Ja oligi olukord, kus oli vaja meie jaamu. Jah. Ma lihtsalt
ma olen seda ennem rääkinud, et me peaks tegelikult natuke lähenema, mitte ütleme, põlevkivi võiks korraks nagu jätta kõrvale ja võib-olla rääkida põlevkivi ümber olevast kompetentsist, mis meil nagu on, et võib-olla alustada geoloogiast, kaevandamise kompetentsist, siis edasi logistikast, eks ole, need on siis opereerimisest ja keemiast, kõik, mis need kompetentsid siin on, mis on kõik üsna unikaalsed kompetentsid ja neid on suures mahus siin praktiseeritud pikka aega ja õpitud ja teadus tehtud sellel teemal. Ja siis nagu vaadata tegelikult, et mida me nüüd siis siit edasi tahaksime teha ja kui Taavi julgenud seda poliitikuna seda saan välja öelda, aga tegelikult põlevkivi ja fosforiit on kihid, mis on üksteise peal. Ja nad on kaevandatavad üsna sarnaselt, geoloogid on seda päris hästi uurinud, Eesti oma geoloogid, eks ole, ja tegelikult jällegi, et Euroopa Komisjon kinnitab, et fosfaatväetised intensiivse põllumajanduse tingimuste Euroopas on mööda pääsmatud, neid Euroopa toob suures mahus sisse, ise kindlasti ei tooda seda, mida tegelikult tarvitab, et fosfaatväetiseid on Euroopa Liidus vaja tulevikus järjest rohkem. Sinna juurde on veel lämmastik selleks, et fosforiidist toota fosfaatväetist, mis on omakorda päris palju energiat, kui meil see juhtub roheenergia olema, siis me saame kindlasti parema turupositsiooni. Et siit võib natukene lihtsalt edasi mõelda, mis meil olemas on, geoloogid on meil tugevad, see on tegelikult kõik tänu põlevkivile, kaevandamiskompetents on meil väga palju, lämmastiku tootmisest jääme ka ühte-teist, siis loodame, et taastuvenergiat tuleb meil juurde ja siis on väga hea logistika. Et mis puudutab siin kohapealset logistikat ja sadamat, eks ole, et kõik justkui nagu on komponendid on olemas, eks, ja kui nii otsustatakse, me saame olla abiks. Ja kui võtta näiteks põlevkivi elektrijaamad, kole sõna, minu jaoks insenerina on soojuselektrijaamad. Aga soojuselektrijaam töötab küll jah, siis kui on soojust, aga soojust võib saada erinevatest primaarenergiaallikatest, eks ole, ja juba täna me kasutame põlevkivi kõrval ka mitmeid teisi primaarenergiaallikaid seal, näiteks ta sama uttegaasi, millest me rääkisime, aga ka jäätmepuitu. Me oleme teinud katsed ära turbaga, mis on Eesti oma toorainet selleks, et reserv elektrijaama toita näiteks kohaliku energiaga, aga lõikus ajal kasutasime viljaaganaid, mida põllumehed meile tõid, mis on nende ülejääk, mis sobis väga hästi kütuseks. Nüüd me oleme jällegi teinud projekti, ehk tahame viia nii uttegaasi kui ka jäätmepuidu kasutamise selliseks, et need elektrijaamad on peaaegu võimelised töötama ilma põlevkivita. Ja see on kõik selleks, et me oleksime paindlikumad, seda sama juhitavat elektritootmist meil oleks jätkuvalt Eestile pakkunud hetkedeks, kui teda vaja on, ja vähendama sõltuvust CO2-st. Niisama lihtne see ongi. Sa ütlesid nüüd selle hirmsa sõna fosforiit välja, eks ole, aga... Esimesena. Aga me ei pea tegelikult üldse, rääkides Eesti maavaradest, me ei pea jääma kinni põlevkivisse ega fosforiiti. Tegelikult on siin veel tohutult palju muid elemente. Ja mis veel kord, mis Euroopa Liidu mõistes on strateegilist tähtsust omavad elemendid, tuleviku elemendid. Ja need on siin Eestis olemas. Nii et Eesti geoloogiteenistus teeb täna üli head tööd kaardistades meie maapõue. Ja kindlasti ei tähenda see seda, et me siin nüüd 3-4 aasta pärast hakkame, ma ei tea, mida kaevandama. Aga pikemas perspektiivis, kui see kõik saab kaardistatud ja kui need varad omavad aina suuremat ja suuremat väärtust, siis ja siin on see kompetents olemas. Minu meelest lihtsalt hiilgav tulevik. Nii, üks märkus, ma tahtsin tegelikult jõuda väärtusahelateni ja tegelikult Hando siin võttis nagu sõnad suust peaaegu. Kuhu ma tahan sellega jõuda, mida ma sellega väita, on see, et kui me nüüd võtame kas põlevkivitööstust või ka nii-öelda rohepöördvalgust mingit muud tööstust, siis kui mina näen uusi protsesse, siis esimene asi, nagu meil kohe tuli ka välja, kas on see muna ja kana probleem, et kus on turg või on tootmine, kumb ennem peab olema, siis tegelikult mina näen, et me peaksime väärtusahelaid loomas. Muud valikut meil ei ole. Ja kui meil üht-teist on olemas, siis me saame seda väärtusahelat paljundada selle arvelt, et tõesti logistika on paigas, seda võib kasutada millegi muu vedamiseks kui näiteks põlevkivi vedamiseks ja nii edasi. Nõus. Selline küsimus, et kuidas te näete nüüd seda väärtusahelate loomist peaks soodustama, sest see saab olema õiglase ülemineku üks põhilisi küsimusi tegelikult. Selle läbi me saame ju mitmekesistada oma majanduskeskkonda olemasolevate ressursside arvelt, sest
kui me paneme siia raha juurde, seda õigse ülemineku raha 300 miljonit, siis sellest üksi ei piisa, et nüüd majandus ümber muuta. Või kas seda mitmekesistada? Ei suuda seda teha. Et see on üsna raske küsimus täpselt see lõpuks aruteluks. Ma lihtsalt kõigepealt kiiresti, ma olen jumala nõus sellega, kes ütles, et tegelikult kõigepealt peab uurima. See tähendab seda, et seal on kaks asja. Sa pead uurima ja sul peab olema kompetents, eks ju. Kui sul tekib kompetents ja teadmine, siis selle pealt on võimalik tegelikult just nimelt seda väärtusahelat luua. Vastupidisel variandil sul lihtsalt see šanss või võimalus puudub, eks ju. Et see, et siia piirkonda see kompetents tuleks, see on tegelikult selle väärtusahela loomise esimeseks eelduseks, eks ju. Nüüd, kuidas ta siia tuleb, see on juba nagu natukene triki küsimus, et kompetents ei eelda ju tegelikult ainult raha, vaid tegelikult teadmisi. See tähendab väga paljugi inimesi. Ja küsimus on, et ma olen kogu aeg mõelnud, et selles mõttes Eesti on väike riik, siin on väga palju andekaid inimesi kindlasti, aga ilmselt on vaja meil seda kompetentsiga kuskilt kõrvalt juurde tuua, et muidu me lihtsalt nagu, kuidas öelda, nagu elame oma mahlas, et me tegelikult maailma tuleb näha nagu laiemalt, eks ju. Kui sa seda näed laialt ja oskad seda kanda üle siia sellesse kohalikku nagu olemusolevasse keskkonda, siis see on tegelikult selle väärtusahela loomise esimene eeldus. Nii palju oskan mina võib-olla selle lahti mõtestada praegu. Võib-olla Eesti on, me saame kindlasti piloteerida teatud ahelaid algusest lõpuni. Aga ma arvan, et Eesti on nii väike riik, et siin ilma koostööd teiste riikidega tegemata ei ole võimalik. Ja see on üks põhjus, miks Eesti peakski kuuluma Euroopa Liitu, et me oleme ühel turul. Ja kui me oskame midagi toota, see ei tähenda seda, et ja reeglina väga paljud tootmised on nii palju kallid, et nii väiksel turul nagu Eesti ei ole võimalik seda kaupa maha müüa. See, miks Hiinas toimub hästi kiiresti areng, see on üks selle põhjuseid, on see, et seal on ka tohutu turg. Ehk et see innovatsioon, mis luuakse, seda saab müüa kohe väga suurele turule ja oma rahvale. Eestis paraku on see praktiliselt võimatu, eriti kui arvestada seda, et reeglina innovatsioon on väga kallis. Seda raha tagasi saada sellest 1,3 miljonilt, praktiliselt lootusetu üritus. Aga ma arvan, et selle õiglase ülemineku plaani pluss ongi see, et iga regioon töötab endale sobiva lahenduse välja. Ja seda ei anta ülevalt alla, et kuidas te raha peate kasutama, vaid seal küsitakse koha pealt, et mida te siin otstarbekaks peate ja loomulikult valitsuse roll on ka tähtis, aga teadmine know-how peab koha peal olemas olema ja seepärast on just sihitud see fond neile piirkondadele, kes täna on tööstuspiirkonnad. Seal on inimesed olemas ja jälle mitte miski ei toimu, kui meil ei ole inimeste toetust, kui avalik arvamus ei toeta seda, mida me teeme ja selles küsimuses siis anda võimalus tänastele kaevanduspiirkondadele ja nende inimestele jätkata oma töist tegevust oma kodukandis. See on üks väga oluline argument selle jaoks, et see toetus olemas oleks. Siin on nüüd üks asi, mida ma tahaksin siit jätkata. Ma olen nüüd ikka juba päris üksjagu põline Ida-Virulane ja ausalt öeldes, see räägiti siin täna väga õigeid, ilusaid, tähendab väga mõistlikke sõnu. Aga kas seda kuulis Ida-Virumaa elanikkond? Kas see jõuab nendeni see sõnum, et homme ei panda kaevandusi kinni, homme ei panda põlevkivi kinni? Sellepärast, et inimesed tegelikult ei näe, nad ei näe seda perspektiivi siin, kui iga natukese aja tagant tambib meedia. Paneme põlevkivi kinni homme, üle eile oleks pidanud kinni panema. Nad näevad, kuulevad ja see sõnum jõuab nendeni. Mitte see kena jutt, ja väga õige jutt, mida me täna rääkisime. Ja siin on küsimus selles,
et seda kindlust on vaja anda siinsetele noortele inimestele, et nad tuleksid siia nii-ütelda, ehitaksid oma kodukanti üles, aga mitte ei muutuks Ida-Virumaa pensionääride maakonnaks. Selles mõttes, et meil on väga hea näide selle koha pealt tuua, kui oli kriis VKG-s, põlevkivikriis. Me ei saanud ei magistrante ega rakenduskeemia rühmi täis. Noored ei tulnud, sellepärast, et oli kriis. Ja me peaksime kuidagi, ja see ei ole, ja ma arvan, et see ei nõua võib-olla ka väga palju raha, aga see nõuab ilmselt väga autoriteetsete inimeste ja autoriteetsete kanalite kasutamist, et viia Ida-Virumaa inimestele anda tagasi lootus, et nende maakond areneb ja et see läheb edasi. Anna see lootust nüüd. Minu meelest me kõik kandsime siin seda lootust. See on see probleem, kes seda kuulis. Kõige suurem probleem on tõesti see infokeskkond, kus inimesed on. Aga ma arvan, mis ma väga loodan, et on ehk siin piirkonnas juba toimuma hakanud, on see, et varsti on 1,5 aastat sellest ajast, kui enam elektrit praktiliselt põlevkivist ei toodeta. Oi, Taavi, sul on mingid valed andmed. See nüüd ei ole kindlasti tõsi. Et ma ütlen, et praegult siit tuleb umbes 2/3 Eesti elektri tootmisest selle hetke, kui me siin räägime. Ja, aga ikkagi need muutused toimusid aastal 2019. Jah, me 2018 versus 2019 tootsime põlevist 2 korda vähem elektrit. See on tõsi. Aga me tootsime ja on olnud üks päev, kus me tõesti tegime ühe katserežiimi. Ma umbes aiman, kus infoallikas on, aga nii palju on tõde, et me esimest korda ajaloos ei tootnud ühel pühapäeval 12 tundi elektrit, me tegime katse ära, rohkem ei ole need elektrijaamad seisnud. Ma ei mõelnud üldse seda, et te üldse pole tootnud, aga põhimõtteliselt sellist suur muutus toimus ikkagi 2019 suvel kuskil. Ja ma arvan, aga nii Eesti Energia kui VKG on tegelikult ju alles. Ei ole 1,5 aastaga ära kadunud need ettevõtted siit ja tegelikult ma arvan, see on see, mis saab siin Ida-Virumaa inimestele kindlust anda, et ka olukorras, kus ei ole enam nii nagu, hästi, ma võib-olla see 1,5 aastat nüüd ütlesin natuke valesti, mõtleme siis 5 aastat tagasi või rohkem tagasi, aga need ettevõtted on alles. Täisvõimsusega 3 elektrijaama praegu töötab siin ja kusjuures nad kasutavad UTE-gaasi ja biomassi, nad ei ole isegi põlevkivi elektrijaamad, nad on soojuse elektrijaamad, toodavad umbes 150 megavatti praegult reaalajas taastuvenergiat ilma ühegi toetuseta. Ma arvan, et tuulepargid hetkel Eestis nii palju elektrit ei tooda, nii et see on nüüd täiesti online info, mida ma siin edastanud. No nii, loodame, et see tuli otse allikast, sest tänaseks on paraku meie aeg läbi saanud, aga enne kui meie kallid diskussiooni osalejad lahkuvad, ma palun öelda teil 2 numbrit vahemikus 1–35. 22. 22. Ja kes ütleb järgmise numbri, palun? Hella. 13. 13. Ja Reede. No nii. Oli 2 numbrit. No nii. 10 numbrit on. Iga üks ütleb 2 numbrit. Tõepoolest, ma sain aru, et oleks okei. See on minu kui moderaatori viga. Palun siis teie käest ka 1 number. 1–35. Ma teen siis lihtsalt, ma ütlen oma 2 kohe ära. 1 ja 35. No nii, tehtud. 17 ja 25. Vaatame vastu, äkki nad jõudnud. Ja palun, olge lahke. 7 ja 6, näiteks. No nii, Kari, number 2. Number 2. 12. No nii, ja nüüd me saime 10 numbrit. Ütle praegu 1, 2, 6, 7, 13. Nii, suurepärane. Me saime nüüd teada inimesed, kes põhimõtteliselt said viktoriini eest oma auhinnad. Viktoriini õiged vastutavad on konverentsi lehel ja võitjatega võetakse ühendust siis kui vaja. Konverents on järelevaatatud alates esmaspäevast 16. novembrist ja seal on ka kõik ettekanded, mida lubatud avalikult esitada, välja pandud. Ja veel kord aitäh kõikidele kuulajatele, aitäh panelistidele ja ilusat 13. reede jätku. Aitäh! Aitäh!